ja tere kõik Korvpall24 portaali lugejad ja meie videopodcasti vaatajad. Kahjuks peame tõdema, et siit Milano ligidalt selles formaadis oleme mina ja Maksim viimast korda täna eetris, kuna täna õhtul Kreekaga Eesti koondis oma viimase EM-finaalturniiri alagrupi mängu peab. Ja kui Kreeka lendab edasi siit Berliini, siis meie koondis kahjuks naaseb kodumaale, kuigi selle asemel, et naasta sinna kas ühe võidu või kahe võiduga, me veel täna ei tea, võiks olla see võitude arv hoopis suurem ja samamoodi lennupiletid hoopis Berliini. Jah, tõepoolest, et kurb on, et turniir läbi saab, kurb on, et me edasi ei pääsenud, kuigi me selleks, ütleme siis meie näidatud mängu põhjal võimelised olime, 2 nappi kaotust tuli, mis täna tuleb veel ei tea, aga teistpidi jällegi positiivne, et võit kirjas, kogemus saadud, noored mehed näitasid, et on võimelised kõrgel tasemel mängima ja eks siis järgmine Eurobasket võib-olla läheb meil juba edukamalt või mina usun igal juhul isegi kindlalt. Jah, eks siin on palju räägitud sellest, et nüüd kui Eesti koondise mehed liiga heaks saavad ja liiga heades klubides hakkavad mängima, siis sinna Eurobasketile peale saamine saab olema isegi suurem kunsttükk võib-olla kui seal hästi mängimine, aga mine sa tea, see on kõik nii kõva spekuleerimine, et ütleme nii, et alati on ikkagi tore näha, et meil on palju häid mängijaid ja tegelikult kui meil see kandepind on suurem kui siin 12 mängija grupp, mida ka see suvi on tegelikult näidanud, et neid selliseid heal tasemel mängijaid on rohkem, siis ma usun ka see nii-öelda teine ešelon suudab meid EM-ile viia loodetavasti, kui selleks vajadus tekib. Just, eile käisime koondise trennis, selline mõnusa õhkkonnaga visketreening seal oli ja tegime... Rauno Nurger ei visanud peale, et tema jaoks on siis vigastusega turniir lõppenud ja täna siis Kreeka vastu ta ka ei mängi, siis mitte sellepärast, et Jukka Toijala ei taha teda mängitada, vaid teda siis väike selline jalavigastus vaevamas oli täna, eile siis hoopis jõusaalis rassimas. Just, ja meie tegime 2 videointervjuud, millest üks on juba vaatamiseks ja ka lugemiseks Korvpall24 portaalis üleval. Vaadake Sten Sokku usutlust seal. Sokk seal vastab üsna konkreetselt ära ka, et tõenäoliselt jääb Kreeka mäng tema koondise karjääri viimaseks kohtumiseks. Nii et veel üks põhjus, miks eriti tähelepanelikult tänast mängu jälgida ja kindlasti veel Eesti koondisele ja ka Sokule eraldi kaasa elada. Just, ja teine intervjuu on meil Sander Raiestega ja selle laseme siia täismahus eetrisse teile. Põhjus selles, et räägime veidi laiemalt seal kogu suvest, räägime Luka Doncicist, Luka Doncici pealevõtmisest, teistest staaridest ja loomulikult ka Kreeka mängust ja ma arvan, et lasemegi Sandril siin rääkida ja siis meie räägime pärast edasi. Nii, Sander, eile siis see Suurbritannia mäng tõstis emotsiooni koondises lõpuks üles, ma saan aru. Oi, kindlasti, et peale 2 sükest hästi tasavägist mängu, kus lõpuga meid ära võeti, siis seda oli nagu kindlasti meil kõigil vaja ja sai mängida kiiret korvpalli, saime tunda ennast hästi, see tõstis kindlasti enesekindlust enne veel seda viimast Kreeka mängu, et ainuke asi ongi see, et kahju, et see võit nii hilja tuli. Räägi, kuidas te suutsite just emotsionaalses plaanis hoida sellist fookust ja tulla sellise jõuga nagu välja, et Suurbritannial põhimõtteliselt mingit võimalust ei tekkinud? No nagu ma ütlesin, siis peale 2 sükest kaotust ikkagi see sportlik viha on nii suur sees, et sa lihtsalt tahad jõuga ära võtta selle viimane mängu, et me olime avaviljas saetel, meil ikkagi hammastega kaelas ja me tahtsime seda mängu ja me tahtsime seda fännide jaoks just kõige enam, kes on siin meile kõik need päevad kaasa elanud, et me tahtsime midagi neile näidata ja ka midagi endaga kaasa võtta siit. Sinu roll on olnud siin koondises selline kaitsespetsialist, oled saanud väga kõvade meeste vastu kaitses rassida kogu suve jooksul, et kes on kõige kõvem mees või kõige raskem pähkel olnud sinu jaoks kogu suve jooksul? No võib-olla oligi see Sloveenia mäng, kui Luka Doncicit pidi katma, et suur kuju ikkagi kontrollib mängu väga-väga hästi ja oli tõesti kohati sükene peale mängu, et vau-moment, et see mees on NBA-s ja kes ta nagu on, et tema oli kõige raskem, et ta tegi nagu kõike, et see mäng oli nagu nii tema kontrollile, et sa tundsid küll, et sa olid talle lähedal, aga kuskilt ta selle paar sentimeetrit ruumi sai ja leidis viske, leidis söödu või läks läbi, et see oligi minu jaoks võib-olla sükse klassiga mees, kelle vastu pole enne mänginud. Sa ütlesid,
sa ütlesid, et ta põhimõtteliselt tegi väljakul kõik, ta on ka kõva jutumees, et kas ta sinuga ka midagi seal jutu üles tõmbas? Ei, minuga ta ei rääkinud, aga ma olen suht sükene vaikne kujuga, et minuga pole mõtet rääkida, ega ma väga midagi vastu ei ütle, et ma sellega ei viitsi nagu mängu ajal väga tegeleda. Kes seni siin turniiril kõige keerulisemaks meheks katta on olnud? Siin turniiril, ma mõtlen nüüd. Ma arvan, võib-olla isiklike oskuste poolest Mihhail Jukk oli päris hea kuju, et ta mängis palju minuteid ka ja ta ongi siuke hästi terav üks mäng ja viskab, murrab läbi, et ma arvan, ta jättis kõige siukse parema mulje siis vastasvõistkonnast. Oled sa juba homse mängu ajal Kreeka rosteril ka niimoodi näpuga järge ajanud, et kes need mehed on, kelle vastu sina just kõige tõenäolisemalt satud? Eks ikka, Kreekas kõik tuntud mehed, et ega need võõrad ei ole, et midagi uudselt ei tule, et kindlasti rosterit ma olen näinud ja mängu oleme nii palju juba vaadanud, et kõik mehed on tuttavad. Aga mis sa arvad, kas pannakse sind näiteks Jannise peale kui lühemat ja võib-olla liikumamat meest, kuigi Jannise puhul see liikuvus on ka väga kõrgel tasemel tema pikkuses? Ma arvan, et me proovime igast erinevaid asju, et Jannis on kindlasti siuke mees, keda üksinda on suhteliselt raske katta, et seda on need eelmised mängud ka näidanud, et see on ikkagi võistkondlik üritus seda meest kinni saada, et ma arvan, et me kindlasti proovime pikemate mängijate, lühemate mängijatega, et eks homme ole näha. Ja üks mees Kreeka koondises, kes natukene võib-olla on radari alt lennanud, aga ka super individuaalsete oskustega on Tyler Dorsey ja sina oled ka kogu suve saanud ka neid mängujuhte natukene hakkida, et kas see võib olla ka üks ülesanne sulle homme? Võib olla küll, et see on peatreeneri otsus, et mina olen kõigeks valmis, keda katma saadetakse selles suhtes, et mulle meeldib mängida ja joosta ja olla seal, et kui see turniir olen rohkem kaitsemängija rollis, siis mulle see sobib väga hästi, et korvpallivõistkonna mängija. Mul on hea meel, kui ma saan sellel pool abiks olla ja teised mehed tassivad rünnakul ära. Aga kuidas sa motiveerid just ennast mängima? See kaitses rabelimine, see on ju puhas tahtejõud. Võib-olla rünnakul palli ei antagi või viskeid võtta ei saa, aga pead seda ränka tööd kogu aeg tegema. Eks see on siuke sportlik viha veits, tegelikult on hea tunne, saad teisi jebida natukene ja eriti kui kellelgi mängutuju ära võtta, et siis see annab mulle seda vunki juurde, et see on lahe vaadata, kus teised närvi lähevad ja kui neil ei tule asjad välja, et siuke on jebida. Aga kas see käib kuidagi nii-öelda kaasas ka sellega, et mida kõvem nimi, seda mõnusam tunne endal tekib, kui paha tuju suudad tekitada? Selles mõttes kindlasti on lahedam, kui saad mingi kõvema nime närvi ajada, et saad ka aru, et nimi nimeks, aga kõik on ikkagi inimesed lõpuks ja et see korvpall on siukene kohati hästi emotsioonide põhine mäng, et peast hakkab päris palju pihta ja kui saad kellelegi juba sinna kahe kõrva vahele pugeda, siis muu mäng hakkab ka halvemaks minema. Kui palju Baskonia klubi treenerid ja asjapulgad on sinuga ühenduses olnud ja kommenteerinud Eesti või siis konkreetselt sinu mänge? Niimoodi otsest mingit suhtlust ei ole olnud niimoodi mängude kohta või niimoodi. Ma tean, et nad jälgivad ja juba pühapäeval on tagasi lend, et seal hakkab täiesti uus asi pihta jälle, et uus treener ja uued võistkonnakaaslased ja seal juba töö on käinud mingi kuu aega, et tuleb kindlasti huvitav jälle. Üks asi, mis Baskonial ka uus on, uus keskmängija Maik-Kalev Kotsar, et kui vaadata Kotsari selle turniiri mängu, siis mis sina kui vana Baskonia mängijana arvad, kuidas ta sinna keskmängijate rotatsiooni sisse ennast sööb? Ma arvan, Maik on näidanud see turniir, et ta saab mängida nii kõigi vastu, et ei ole vahet, kas on hästi suur ja aeglane mees või natuke lühem ja liikuvam, et Maik on kõiki siin korralikult koolitanud ja ma arvan, et ta treenerile kindlasti meeldib, kuna ta on siuke universaalne mees, kes võib mängida erinevate koosseisudega koos, et ma küll peatreenerit ei tunne, aga teades seda rosterit, kes meil seal on, ma arvan, Maiki on võimalik mängitada seal ikkagi igatepidi ja igate erinevate mängijatega. Ja lõpuks veel tulles tagasi homse mängu peale, mis sa arvad, kas Kreeka võib tulla natukene üle jala seda viimast alagrupi mängu võtma, kuna nemad juba ilmselt mõtlevad nendele mängudele, mis neil Berliini sees ootavad? Ma arvan, et see on täitsa võimalik, et neil on vist edasipääs kindlustatud ja võib-olla siin kandvamad põhimehed mängivad väiksemaid minuteid, et vähendada mingit riskiohtu niimoodi, aga see ongi meile hea võimalus jällegi hammustada, et näitasime
Horvaatia vastu, et võime väga valusalt ikkagi survestada ja mängida seda korvpalli, et kui nad tulevad unisena või lojult peale, siis ma arvan, see on täpselt meil õige päev. Ja hästi palju on räägitud sellest, et meil on noor koondis, põhituumik on selline, ütleme 21 kuni teie olete 23 juures, Kotsar 26, et kas te tunnetate, et järgmised EM-id on need kohad, kus enam nii-öelda ilusate kaotustega ei taha leppida ja siis peavad olema kas või koledad võidud, aga võidud? Ja, ega praegugi ei taha nende ilusate kaotustega leppida, aga ei kindlasti, et niisugune esimene suur turniir, et ja üle pika aja saime see suvi nagu kõik koos trenni teha, et siin nende akende nendega, kes on, kes ei ole, kes on Ameerikas, kes kusse. Et ma arvan kindlasti see on nagu väga hea nurgakivi selle kokku mängu ja kõige suhtes, et siit on veel palju noori peale tulemas ja ma arvan, et põhituumik, mille peale ehitada, on meil väga hea. Super, aitäh ja homseks! Palun, aitäh! Ja Raieste intervjuu vaadatud-kuulatud. Maksim Sander ütles meile, et sellel suvel ta on saanud palju kõvasid mehi nii-öelda kaitses hakkida, aga Luka Dontšičiga tekkis ikkagi pärast mängu järele mõeldes teatav vau-efekt, et mis sa arvad, et kas see on paljudel mängijatel niimoodi, et kui Luka Dontšiči vastu oled ära mänginud, siis hakkad aru saama, et kui hea see mees tegelikult oli? Ma arvan küll, sest kui me vaatame talle nii-öelda peale, et ega mingit sellist suurepärast kiirust võib-olla ei ole ka siin 2.10 või 2.12 pikk nagu mõned mehed. Et tegelikult peale vaadates tundub tavaline mees, aga eile mees näitas taaskord, et mitte keegi ta pidurdada ei suuda ja eks tema tugevuseks ongi tegelikult ju see, et ta on lihtsalt nii mitmekülgne, ta suudab kõike teha väga kõrgel tasemel, visata kolmeseid, läbi minna, võtta sinna pukki positsiooni sisse, sööta, palli üle tuua, ühesõnaga kõike kaitset mängida, et selles mõttes seetõttu ta ongi, võiks öelda hetkel maailma parim ja nagu Raieste ka ütles, et kõige raskem ongi teda katta, sest tal ei ole sellist nagu nõrka külge, mida elimineerida. Mingit kohta, kuhu suunas teda suunata nagu selles mõttes, et tee seda, et siis võib-olla läheb hästi meil. Just, et eile Prantsusmaa mängus pani seal isegi ühelt jalalt selliseid nii-öelda kolmeseid viimasel sekundil, mis puhtalt läbi rõnga kukkusid ja prantslaste moraali üsna alla tõmbasid. No eks seal oli palju õnne ka võib-olla Dontšičil, aga samas näitas ilmselgelt klassi, nii kui tunnetas, et viskekäsi on kuum, võttis rohkem viskeid, samas ei läinud hulluks, visketabavus oli lõpuni hea, et mees nagu tõesti tegutseb, võiks öelda ideaali lähedaselt, kui mitte ideaalselt. Aga 47 punkti siis Dontšičilt, Antetokounmpo pani siin hiljuti Ukraina vastu 41, ehk siis tundub, et suured staarid hakkavad täpselt enne play-off'e kuumaks minema. Just, et eks nende jaoks kõige tähtsamad mängud ees ja ütleme, mõlema koondise puhul ikkagi liidrid mängivad väga suurt rolli. Ma ütleks isegi Kreeka puhul võib-olla veel suuremad kui Sloveenial selles suhtes, et Kreeka ilma Janniseta ikkagi on märksa nõrgem. Sloveenia ka tegelikult, et selles mõttes ei saa teisiti öelda, aga ma tahan öelda Sloveenial võib-olla on see koosseis ikkagi ühtlasem ja seal võib Dragic liidriks kerkida, on ka teisi mehi, et päris Euroopa meistriks taas tulla on vaja loomulikult kõikide meeste parimat mängu, aga ma arvan, et siit alagrupist, kuigi oli ka surmagrupp, oleks Sloveenia tulnud ka võib-olla ilma Dontšičita läbi. No ma nii kriitiline Kreeka teiste meeste suhtes ei ole, seal on ikkagi alates Galatesest ja lõpetas tsentri Papajannisega on ikkagi Euroliiga, ütleme ikkagi staarmängijad, et jah, ma saan aru, mida sa ütled, aga see ei ole üldse halb koondis. Siin turniiril, kui nüüd Jannis ühe mängu puhkas, siis ikkagi oli see kahvatu Kreeka mäng, ma ütleks. Kreeklastel on nii palju olnud probleeme vigastustega, et mitmed mehed ikkagi tulevad alles välja, et vaatame, kuidas peatreeneri Tuudis nad seal play-offides mängima saab. Seal Sten Sokku intervjuus Sokk rõhutas seda, et ikkagi Kreeka-sugune tiim hakkab oma paremat mängu turniiri edenedes alles näitama, et alagrupi mängudest üritatakse kuidagi läbi libiseda, see on neil õnnestunud senimaani ilma eksimusteta, kuigi jah, mäng on kõikunud üles-alla, aga et nende aeg alles tuleb, Sokku arvates. No kui siin ikkagi turniiri sellist ennustust teha, siis minu jaoks Kreeka nende mängudega ei ole tõusnud sinna finaaalisoosikute hulka, väga tugev võistkond, kindlasti ma usun läheb
siin kaheksandikfinaalist ka edasi, aga siiski jah, ma ei usu, et medalitele nemad mängima hakkavad, et kui tulla tagasi siin meie veel esimese saate juurde, siis mina ikkagi pigem jään oma ennustuste juurde, ehk siis Serbiat mina peafavoriidiks endiselt pean ka pärast nüüd toimunud mänge ja selliseks mustaks hobuseks, kes võib ka ikkagi lõpuks tiitli napsata või vähemalt finaali jõuda, on minu jaoks Prantsusmaa, hoolimata siis sellest, et siin kaotusi on juba turniiril saadud. No kuna mina ennustasin meie Milano alagrupi võitjaks Itaaliat ja siis sul ei ole mõtet üldse enam midagi ennustada. Siis mul keelati edasine ennustamine nüüd ära ja ma pigem ei võta sel teemal sõna, aga lähme vaatame ikkagi OpTibeti koefitsiendid meil saate lõpuks üle ja no kui meie põhijutt on keerelnud siin Eesti-Kreeka mängu ümber, siis Eestile taaskord suuri võimalusi ei ennustata, 1,08 on Kreeka võidukoefitsient ja 8,6 Eesti. Seekord ma isegi natukene kuidagi tahaks esimest korda paned OpTibeti koefitsiendi meistritele puid alla. Koefitsientidega selles mõttes nagu vaielda, et ühtpidi nagu ei ole midagi vaielda, et Kreeka peaks igatipidi üle olema, aga teistpidi ma tahaks öelda, et Eestil on nagu paremad võimalused, kui see 8,6 siin koefitsiendina näitab, et sest eile ma üritasin ikkagi välismaa meedia põhjal aru saada, kas Giannis Antetokounmpot mängitatakse. Minu meelest on küsimärk ka Tyler Dorsey pea kohal natukene, sest Seemes on ka väga kõrgeid minuteid mänginud ja juba seal nii-öelda kritiseeris ka seda mängude arvu ja kõike, et tundub, et Giannist ikkagi vist Giannis jäetakse vist puhkama, aga saame näha. Jah, et igal juhul soovime Eesti koondisele edu ja oleks ju väga tore ikkagi hoolimata sellest, et see edasipääsule enam kaasa ei aita panna võidukas punkt turniirile, mis tähendaks siis tegelikult lausa 2 võidukat punkti järjest. Nii ja vaatame kiirelt meie alagrupi teised mängud ka. Horvaatia, Ukraina võidukoefitsient Ukrainal 2,95, Horvaatial 1,43, Horvaatia selge soosik, aga Ukraina on siin näidanud, et ei saa nendega, kuidas ma ütlen, nii-öelda hõlpu olema mitte kellelgi ja Horvaatia ei ole kõige kindlam olnud. Jah, Horvaatia kasuks räägib jällegi see, et nüüd oli puhkepäev vahel ja need põhimehed jälle värskemad, nii et mina arvan, et võtavad Ukraina ära, nagu koefitsiendid ütlevad. Ja Suurbritannia Itaalia mängust pole mõtet ilmselt rääkida, Itaalial 1,04 võidukoefitsient ja no Suurbritannia tundub, et on lagunenud. Jah, et siin tõesti ei olegi millestki rääkida, Itaalia lõpetab alagrupi turniiri võiduga ja siis juba saame näha, kaugele nad siin turniiril purjetavad. Meil tuli lõpuks päike ka välja, ma ei tea, mis see meie pildi kvaliteediga tegi, aga igal juhul päike on alati mõnus, naudime veel viimast päeva. Mõnus jahetuul on oluliselt Itaaliat. Mõnusam kui päike, aga aitäh. Ja viimast mängu ka ning aitäh, et vaatasite. Just, aitäh kõigile vaatajatele, kes on meiega kõik need osad läbi käinud. Ma ei usu, et selliseid inimesi on, aga mõni korvpallisõber kindlasti on. Suur tänu teile ja kohtume järgmistes saadetes, mitte selles formaadis, aga kuskil mujal kindlasti. Tšau! Kohtumiseni!